Esimene samm, mida oma idee kirja panemisel või selle ettekandmise ettevalmistamisel alati tuleb teha, tuleb välja mõelda, kes on see sihtgrupp, keda sa veenda tahad. Ilmselgelt me saame ju sellest aru, et kui ma püüan oma sõpra veenda, et ta tuleks minuga kuskile välja või siis ma püüan veenda oma vanaema, et ta küpsetaks mulle maitsva õunakoogi, et siis need kaks lähenemist on hoopis teistsugused. Seega esimese sammuna kindlasti mõtle välja, kes on see inimene, kes peab midagi tegema pärast seda, kui ta sinu kõnet on kuulnud. Sa võidki mõelda seda, et millest see inimene hoolib, mis on tema mured, mis on tema rõõmud, ehk siis see on see koht, kus sa siis pärast, kui sa hakkad oma seda esitlust kokku panema, sa saadki nendele punktidele ka siis rõhuda. Näiteks, kui keegi väga hoolib keskkonnast ja tema ongi just see žürii liige, keda sina pead veenma, siis ilmselgelt tundub loogiline ka see, et sa siis kuidagi tood oma kõnesse sisse mingid keskkonna aspektid, et kuidas sinu idee säästab keskkonda või panustab keskkonnahoidu. Veenmiskõne kokkupanemisel on väga oluline loo jutustamine. Inimestele väga meeldivad lood ja nende kaudu nad suhestuvad sellega, mida sa räägid. Mida siis see loo jutustamine tähendab? Tavaliselt, kui me hakkame veenmiskõne kokku panema, siis me peaks kirjeldama ka seda, mis probleemi me lahendame. Ja ei ole väga hea lähenemine, kui me lihtsalt ütleme ühe lausega, probleem on selles, et me raiskame raha. Probleem on selles, et me ei hooli keskkonnast. See ei kõneta inimesi üldse põhimõtteliselt. Ehk siis, kui me hakkame seda veenmiskõne või siis oma ideed kirja panema, on oluline, et me sealjuures püüaksime seda kirjelda siis läbi loo. Näiteks, kui me lahendamegi mingit probleemi, siis seal tihtipeale on ju ka mingi inimene, kes on selle probleemiga silmitsi. See tähendab seda, et oma loo jutustamisel me püüamegi kirjeldada, et kuidas see inimene täna selles probleemis siis toimetab. Näiteks midagi sellist. Toomas, 15-aastane ja juba viimased 2 aastat ta iga hommik ärkab ülesse ja ta väike sõrm valutab. Ta on käinud erinevate arstide juures ja püüdnud leida lahendust, et miks see väike sõrm tal niimoodi valutab. See suhteliselt takistab ta elu, sellepärast et ta ei saa teha koolis märkmeid. Ta ei saa keskenduda õppimisele, sest et kujuta ette, kui su väike sõrm iga päev valutab, suhteliselt tüütu. Ja kas sa tead, Toomas tegelikult ei ole üksi. See on üpris levinud sündroom noorte seas, kus neil väikesed sõrmed valutavad. Ainuüksi Eestis on neid inimesi 20 000 ja nii edasi ja nii edasi. Ilmselgelt sellist sündroomi ma loodan, et ei ole olemas, aga idee on selles, et kui sa seda kuulad, sa mõtled, tõesti, mina olen ka see Toomas, mul see väike sõrm ongi valutanud. Või sa mõtled, et ahaa, ma tean tegelikult, mul on üks sõber, kes on see Toomas. Ehk siis sa kuulad seda lugu ja sa oled sellesse loosse sisse niimoodi püütud, et sa tahad sellele loole ka kaasa elada ja sa tahad ka kuulda seda, et mis on see lahendus, mille sa siis välja pakud. Ehk siis, kui sa hakkad oma kõne kokku kirjutama, siis püüa kirjeldada, et kuidas see probleem tänases maailmas siis ennast ilmutab. Ja seejärel on sinu ülesanne öelda, aga meil on lahendus ja see lahendus on, ja siis sa ütled, mis su see lahendus on. Ja väga hea variant ongi öelda ka päriselt kõva häälega välja, meie lahendus on, või kirjutada välja, meie lahendus on. Ja kui sa oled juba need sammud ära teinud, siis on sealt väga lihtne minna edasi, et rääkida sellest, et mida sa siis juba teinud oled, mis saavutused on, kas te olete rääkinud oma potentsiaalsete klientidega, kas te olete juba midagi ehitanud või loonud ja kindlasti mainida ka, et kes on need ägedad inimesed teie tiimis, kes seda ideed on ellu viimas. Sa oled oma idee ette valmistanud, selle kirja pannud ja nüüd on käes aeg, kus sa pead sellega kellelegi ette kandma ja lähebki päriselt veenmiseks. Mis on oluline mõista, on see, et olenemata sellest, millised me välja näeme, tegelikult iga kord, kui me lähme inimeste ette, meie sees süda peksab, meil võib-olla põlved värisevad, võib-olla meil hääl päriseb ja need on kõik väga loomulikud reaktsioonid, mis meie kehas hakkavad toimuma, kui me peame avalikult esinema. Ehk siis ole sellest teadlik, et meie keha hakkab tootma adrenaliini.
ja see adrenaliin, ta ei lähe kuskile lihtsalt õhku ära, vaid see adrenaliin läheb väga konkreetselt meie jalgadesse ja meie jalad mõtlevad, et nüüd on vist aeg kuskile põgeneda. Aga sinu ülesanne on ju kedagi veenda samal ajal. Ehk siis, mis tihtipeale juhtub, on see, et me hakkame siis õõtsuma ühelt küljelt teisele või edasi-tagasi, sellepärast, et me üritame kuidagi toime tulla selle adrenaliiniga, mida meil siis see keha toodab. Aga ma ütlen, mis on see nipp, mis võiks aidata sellega, et sellest adrenaliinist siis üle saada või sellega toime tulla. See esimene asi, mille peale sa saaksid mõelda, on see, et ma olen teadlik sellest, et see adrenaliin mu jalgadesse läheb. Ja ta hakkab neid jalgu mul ise alateadlikult liigutama. Ehk siis püüa mõelda, et äkki ma saan lihtsalt seista ja hingata võib-olla ka enne siis selle veenmiskõne algust mõned korrad sügavalt sisse ja välja. Sellepärast, et kui me hingame sügavalt sisse ja välja, me anname ka hapniku oma kopsude kõige alumistesse osadesse, mis siis omakorda annavad signaali meie ajule, et tegelikult on kõik hästi ja meil ei ole vaja olla ärev ega seda adrenaliini toota. Ehk siis hingamine sügavalt ja teiseks siis ka selline teadlik otsus, et ma püüan seista ühe koha peal. Ja siin on oluline ka veel öelda seda, et tean, et siin on neid asju palju, millele mõelda, aga ka mõelda seda, et kas ma saan seda teemat edasi kanda ja oma kõne selliselt esitleda, et minu silmad ka säravad, et minu hääles on kuulda seda, et mina ise usun sellesse ideesse, ma näen selles potentsiaali ja ma tahan, et teised inimesed ka minule kaasa elaksid ja mind toetaksid. Ehk siis püüa mõelda, et kuidas ma leiaksin selle silma seest selle sära, mis ka teisi sütitaks ja sellest häälest selle veendumuse ja enesekindluse, et minu idee on just see, mida siis see kuulaja toetama peaks. Ja juba siia juurde ka see, et kuidas sa siis kätega enda ideele kaasa annad, sa saad näidata, et mul on 3 punkti, millest ma tahan täna rääkida, me oleme saavutanud juba palju, see on halb meetod, see on meie meetod, see on hea meetod, et mõtle ka läbi, et kuidas need käed liikuda saaksid, et kindlasti ära lase neil lihtsalt olla kuskil selja taga peidus või taskutes. Ole enesekindel. Ma tean, et seda ei saa niimoodi lihtsalt, nüüd keegi ütleb, et ole enesekindel ja siis sa oled, aga sina ju oled oma ideega, sina oled ju oma idee välja mõelnud ja ma usun, et sa tahad ka seda ellu viia. Seega seisa sirgelt, enesekindlalt, soovitatavalt ühe koha peal, vaata inimestele otsa, näita, et sinus on see sära, tahe ja motivatsioon, et see idee ellu viia ja kindlasti läbi selle sa suudad inimesi veenda enda ideed toetama. Kui su idee on täiesti algusfaasis ja sa pole veel midagi käega katsutavat saavutanud, siis ära tunne, et sa ei ole kuidagi väärt enda ideest rääkimast. Kindlasti räägi oma ideest ja pigem siis sellisel juhul just keskendu sellele, et kui suur on see probleem, mida sa lahendad ja milline on siis see lahendus, mida te pakute ja sinna juurde, et kui suur potentsiaal on sellel lahendusel, siis ka see probleem ära lahendada. Ja seal juures kindlasti on teil ju palju plaane ja ideid just selle osas, et mis on need järgmised sammud, mida te tegema hakkate ja kindlasti tulekski siis kirjeldada seda, et näed, meil on selline idee ja nüüd need järgmised sammud on täpselt need ja need. Ja läbi selle siis, kui sinul on täpselt teada, et mida sa tegelikult tegema hakkad, kõlad sa ka väga veenvalt sellele, kes sind kuulab, et ka just sina oled see, kes selle idee ellu viib. Üks hea veenmiskõne või pitchi pikkus on 3 minutit. 3 minutit on täpselt see piisav aeg, kus siis üldiselt esimese minutiga saab lahti kirjeldada ilusti see probleemi, mida sa lahendad koos siis selle lahenduse ideega. 2 minuti jooksul on väga ilusti sul aega lahti seletadagi, et mis on sinu ärimudel, kes on su konkurentid, mida sa juba saavutanud oled. Ja viimane minut on täpselt selleks piisav, et rääkidagi, et mis on su järgmised sammud, kes on su tiimis ja kuidas siis see idee reaalsuseks saab. 3 minutit täiesti piisav on ja selleks, et tekitada selles sinu kuulajas see esimene huvi ja sinu eesmärk
ja noh, neid võimalusi, kus siis keegi kohe sul pärast seda 3 minutit annaks sulle mingi rahapataka, neid leidub, aga neid ei ole väga palju. Seega üldiselt selle 3 minuti eesmärk tihti alustavatel ettevõtjatel on see, et saada see nõusolek selleks järgmiseks koosolekuks, et see kuulaja ütleks sulle, ma tahan sinust rohkem kuulda, ma tahan rohkem kuulda, mis on teie finantsprognoos ja mis te juba ära olete teinud. Et see võiks olla ka selle kõne eesmärk, et saada sellele järgmisele kohtumisele. Sest tavaliselt selleks, et päris investor raha saada, tehakse ka väga palju analüüse, vaadatakse rohkem süvitsi ideesse sisse, tiimi, mida on tehtud, mis on prognoosid, aga selleks, et sellele kohtumisele saada ja neid analüüse üldse tegema hakata, on vaja esimese 3 minutiga enda idee veenvalt edasi anda ja see 3 minutit on selleks piisav.